Vandenõud. Vandenõud on salajased kokkulepped, kus lepitakse kokku teha midagi, mis on vandenõu osapooltele kasulik, kuid suuremale ühiskonnale kahjulik. Vandenõudes saavad osaleda ja on osalenud inimesed pea kõikidest ühiskonnaklassidest ja rahvustest. Vandenõude motivatsioonid on väga erinevad, varieerudes oma kasust, oma usukasust, oma klassikasust, kuid ka oma ideoloogia kasust. Ja väga tihti on vandenõude taga head kavatsused. Kuid see pole õigustus. Kui sa pead oma tegevust varjama rahva ees ja häbened seda, siis see ei saa olla päris õige ega kõigile kasulik. Vandenõud on ka väga levinud. Inimajalugu on põhimõtteliselt üks vandenõu järel ja me teame vaid neid väheseid vandenõusid, mis on ajaloole väga suurt mõju avaldanud. Teadusajalugu ei erine selles osas. Teaduses on omajagu vandenõusid, mis on motiveeritud teadlaste omakasust, ideoloogiast, dogmast ja kultuurist. On tähtis, et seda teaduse tumedamat poolt ei unustata ja iga kord, kui midagi uut avastatakse, arvestatakse võimalusega, et selle taga võib olla midagi pahatahtlikku. Kliima soojenemine on viimase 50 aasta suurim teaduslik avastus ja väga suur osa inimesi kahtlustavad, et tegemist on suure vandenõuga. Vaatame, miks seda arvatakse, mis on selle tõendid ja kui reaalne see vandenõu on. Selle video jaoks oli küllaltki raske informatsiooni saada. Olgugi, et inimesi, blogisid ja asutusi, kes eitavad inimtekkelist kliimasoojenemist on palju, siis mitte keegi neist ei esita tõendeid või ei selgita, mis täpselt toimub ja kuidas nad selle järelduse jõudsid. Oli viiteid välismaa infoallikatele, aga see siin on Eesti kanal ja mind huvitab vaid eestikeelne info. Ainus koht, kust ma mingisuguse kokkuvõtted sain, oli Vanglaplaneet ja selle videod Allan Kiigega. Nüüd nendes videodes ja artiklis ei ole ühtset teooriat ja tegemist on väga halva infoallikaga, kui sa siiralt soovid teada, kas see vandenõu vastab tõele. Need videod on rohkem nagu kinnituskalduvuse tekitajad. Selgitan. Kui sa usud, et teadlased on rumalad, siis vaata seda videod. Kui usud, et teadlased on korrumpeerunud, siis vaata seda ja kui usud, et teadust on valesti esitatud, siis vaata seda. Härra Kiik väidab meile siin 3 erinevat vandenõud. Ja ta on oma vandenõudega konfliktis. Näiteks videos ütleb ta, et kliima ei soojene üldse, kuid artiklis kirjutab ta, et soojenemine on looduslik. See artikkel räägib ka teemast kõvasti mööda. Mitu lõiku ei räägita üldse kliimast või räägitakse süsinikust. Ja muidugi pool artiklit räägib veel suuremast vandenõust nimega uue maailma korrast, mis ei ole selle video teema. Aga mis siis ikka? Vaatame ükshaaval kõik 3 versiooni vandenõust üle ja hindame asitõendid ka. Seega teadlased on liiga lollid, et oma enda andmeid tõlgendada. Aga õnneks on meil ettevõtja Allan Kiik, kelle kliimateadmistes ei kahtle mitte keegi. Nendes videodes ja artiklis kinnitab härra Kiik, et süsihappegaasi on juurde tulnud, aga see pole inimest tekitatud ja see ei avalda mõju kliimale. Tasapiltide pealt on näha, et siis süsihappegaasi neelab praktiliselt kogu Venemaa, Euroopa, suurem osa Põhja-Ameerikat ja tegelikult need põhiliselt nagu lisandumise kohad ongi troopiline ookean, vihmametsad ja Hiina tööstuspiirkonnad, tõesti, seal on, see meenutab juba natuke sükast nagu, on ütleme vihmametsaga enam-vähem samas suured härgud, pilt ka, kus see näha. Hiina on täpselt nagu see ekvaator, eks ole. Rohkem tegelikult ju polegi siin midagi öelda, selle järgi saaks ju kohe aru, et kus see tuleb ja kuhu läheb. Ja meie siin küll ei peaks oma süsihappegaasi pärast muretsema, sest meil on pigem foonist natuke madalam. Mida ta meile siin näitas? Härra Kiik näitas meile CO2 satelliidi esimese 3 kuu andmeid.
2014. aasta lõpus tuvastas see satelliit, et süsihappegaasi kontsentratsioon on kõige kõrgem troopiliste vihmametsade kohal. Ja härra Kiik järeldas sellest, et kõik CO2, mis viimase 40 aastaga juurde tulnud on, tuli just sealt. Kõigepealt, mis see OCO2 satelliit on ja mida ta teeb? OCO2 satelliit möödab maakeralt tulevat kiirgust. Maakera kiirgab pidevalt soojust ja kohad, kus on palju süsihappegaasi, see kiirgus peegeldub tagasi. Selle järgi me saamegi aru, kus on seda süsihappegaasi kõige rohkem. Ja jätke see meelde, kohe tuleme selle juurde tagasi. Mööta sai ainult kindlatel kellaaegadel ja siis, kui pilvi polnud. Satelliit pidi ka maale väga lähedal olema, nii et ta sai vaid väikest osa atmosfäärist mööta. Kuid sellest pole midagi, kuna OCO2 satelliidi eesmärk oli 4 aastat kontrollida süsihappegaasi mudelite, arvutimudelite täpsust. Mudeleid, mis arvutasid kliima soojenemise ja süsihappegaasi kontsentratsiooni suurenemist, kontrolliti. Ehk võrreldi, mis oli arvutuslik mingi maa-ala süsihappegaasi kontsentratsioon ja siis seda mõõdeti satelliidiga. Mudelid olid 90% ulatuses täpsed. Nad ennustasid täpselt, et El Niño aasta novembris on troopikas põudade, tulekahjude ja ülejõutuse tõttu tavalisest suurem süsihappegaasi eraldumine. Ja see ongi see kaart, mida sa näitasid, härra Kiik. Ma katsun selgitada seda kõikumist siis ka, et kõik nagu aru saaksid. See tuleneb süsiniku ringlusest. Ma rääkisin sellest teises videos. Teatud aasta aegadel metsad kasvavad, põllud kasvavad. Maisipõld. Maisipõld, kasvava maisiga põld. Jah, tubli härra Kiik. Jah, kasvab. Aga teatud aasta aegadel lehed hakkavad mädanema ja mais korjatakse ära. Teatud aasta aegadel on vesi soe, teatud aasta aegadel külm ja teatud aasta aegadel jääs. Kõik need muutused kas neelavad või eraldavad süsihappegaasi ja kokku kõigub aastane süsihappegaasi tase 40 ppm ja niimoodi aegade alguses saati. Kuid midagi on viimase 50 aastaga juhtunud. Iga aasta on lisandunud 4 ppm süsihappegaasi juurde. Ja kõik jätkub, kõik on nagu endiselt, aga lihtsalt kõrgemate numbritega. Selle satelliidi ja mudeli eesmärk oligi aru saada neist tsüklitest. Ja need mudelid kinnitasid, et süsihappegaasi eemaldatakse meie õhust Pooluste meres ja Siberi soodesse ja metsadesse, mis on ka täitsa loogiline. Vihmametsad ja parasvõtte metsad ei neele süsihappegaasi. See jääb ringlusesse, kuid seda proovitakse muuta, õhutades rahvast puitu säilitama ja mitte põletama. Sellest ma räägin natuke siin videos. Kuid sellele vaatamata mudel kinnitab, et meie kliimamudelid on õiged ning kui süsihappegaasi tootmine ei lõppe, on sajandi lõpuks planeet 2 kraadi kõrgema temperatuuriga. Vaadake mul seda videod jälle. Selles videos väidab härra Kiik, et meie klimatoloogid on nii lollid, et ei tea, kuidas süsihappegaas kliimat mõjutab. Nimelt, viimane kord, kui süsihappegaas ületas 400 ppm, oli 6 miljonit aastat tagasi. Viimane kord, kui see ületas 500 ppm, oli 30 miljonit aastat tagasi. Ja viimane kord, kui see oli 2000 ppm, oli 150 miljonit aastat tagasi. Järeldus? Vahet pole, olgu see 2000 või mida iganes, kõik saab ju korda. Mind võttis kohe sõnatuks, kui ma esimest korda seda videod vaatasin. Alustame siis siit kohast. Kliima oli 150 miljonit aastat tagasi samuti teistsugune. Ja täpselt seda me kardamegi, et meie kliima muutub 10 kraadi soojemaks nagu dinosauruste ajal. Me ei karda planeedi või elu või looduse pärast, me kardame enda ja oma ühiskonna pärast. Selline muudatus ei tähenda mitte kui midagi maakerale, kuid see tähendab absoluutselt kõike meile inimestele siin maakera peal. Ning mainin ära, et kliima ei soojene ainult 10 kraadi, kui süsihappegaasi tase saavutab 2000 ppm. Ja soojeneb pigem nagu 20 kraadi, kuna päike on nii pika ajaga 20% eredamaks muutunud. Mandrite asukoht on hoopis teistsugune ja taimestik on hoopis teistsugune. Kuidas keegi saab nii rumalat võrdlust ja järeldust teha ja nii enesekindel olla? Häbiväärne!
kiirelt mainin ära, et me ei suuda mitte kunagi suurendada süsihappegaaside 2000 ppm-ili. Meil ei jätku nii palju süsinikku. Nafta, kivisüsi ja muu orgaanika kättesaamine läheb juba praegu nii raskeks ja kalliks, et me lõpetame selle kasutamise ära arvatavasti sajandi lõpus. Ma kahtlen, et me 1000 ppm-i näeme. Aga tagasi teema juurde. Ta tõi selle võrdluse sellepärast, et väita, et süsihappegaas pole kunagi kliimat mõjutanud. See lihtsalt kõigub niisama ja temperatuuri mõjutavad teised tegurid. Kahjuks tal on pool õigus. Viimase miljoni aasta jooksul on kogu aeg kõigepealt muutunud kliima soojemaks ja siis süsihappegaas positiivse tagasisidemena tõusnud. Jälle vaadake mu teist videod. Ja selle tõttu ongi praegu kasvõt kummaline, et süsihappegaasi tõus eelnes temperatuuri muudatusele. Nagu siis ütlesid, 50-ndatel oli hästi külm ja siis hakkas süsihappegaas tõusma ja hüppeliselt tõusis ka temperatuur järgi. Väga kahtlane, eks ole. Just kui praegune muudatus kliimas ei ole loomulik. Eriti kui arvesse võtta, et loodusliku tsükli järgi peaks algama jääaeg. Midagi, mida nii sina kui Raukas, kelle artiklile sa viitasid, kinnitavad. Härra Kiige veevõrdlus samuti näitab teadmusi kliima ja elementaarse füüsika osas. Vesi on tõesti väga hea kasvuhoonegaas, aga ta on ka samuti hea kliimat jahutav gaas. Süsihappegaas peegeldab ainult maalt tulevat soojust, infrapunakiirgust. Vesi peegeldab nii infrapuna tõesti, kui ka nähtavat valgust ja ultraviolettkiirgust. Selle spekter on nii palju laiem, et uuringud näitavad, et sellel on pigem jahutav mõju. Aga veest ja sellest ringlusest räägime natukese hiljem järgmises peatükis. Artiklis räägitakse ka palju päiksest, et päike on meie kõige kliima mõjutaja ja süsihappegaas ei ole mitte miski. Kuid mingil kahtsel põhjusel pärast 50 aastat on päikese aktiivsus kukkunud ja maa temperatuur tõusnud. Just kui päike enam ei olegi peamine mõjutaja hetkese tõusu juures. Teise vandenõu järgi tegelikult ei soojene kliima, vaid meile esitatakse vale andmeid. Kuid õnneks on meil härra Kiik, kelle tööks on muidu mikrokippide panek autodesse, et rekkajuhti jälgida. Tehke selle infoga, mida tahate, Vanglaplaneedi vaatajad. Igatahes temal on õiged andmed ja ta kohe näitab neid. No, praegu me oleme küll jah, siukses olukorras, kus võib julgelt öelda, et meil on kliimakriis. Sest me ei tea. Ei ole ei soojenemist ega jahenemist juba 20 aastat. See on tõesti kriis. Ei tea, millega hirmutada inimesi. Ei mingeid viiteid, mitte kui midagi. Olgu pealegist. Ma olen selline hästi rumal inimene ja ma pean toetuma teadustöödele, teadusandmetele, et oma enda järeldusel jõuda. Ma alati eeldan, et teised inimesed soovivad ka asitõendeid ja ma viitan nii hästi, kui ma saan oma videodes. Ja minna on ka tegelikult suhteliselt lihtne ümber veenda. Kui sa tõestad, et minu andmed on valed, andmeid tuleb juurde kuskilt või mu järeldus on vale. Aga selle punkti osas tegelikkuses pole andmeid vaja, kuna mul on silmad. Härra Kiik, kui kliima ei soojene, siis miks on talved soojemad? Miks liustikud kahanevad ja miks Arktika jääkilp kaob? Samamoodi süsihappegaasiga. Me teame, palju me kütust põletame, palju süsihappegaasi õhku läheb. Ütle mulle, kuhu see süsihappegaas kaob, mis sellega juhtub? Ja sa ei saa lihtsalt väita, et jumal sööb süsihappegaasi ära või et tegelikult talved pole soojemad. Niimoodi me tõe järele ei jõua, kui kõik kõike väidavad. Mina tahan tõeni jõuda. Palun viita andmetele, mis kinnitavad, et mu silmad eksivad. Artiklis on andmeid, aga need on vastuolus minu omadega ja neil pole viiteid, seega ma ei saa kontrollida. Raukas artikkel, mis veel nädal aega tagasi oli üleval, polnud teadustöö vaid arvamusartikkel, mis ei eidanud kliima soojenemist, vaid eitas inimtekkelist kliima soojenemist. Ilma tõendita jälle. Mul pole siin mitte midagi öelda, mul pole midagi tõestada. Sina pead nüüd tõestama, et kliima ei soojene ja siis räägime edasi. Tegelikult härra Kiik ütles ühe väga nõrga ja väga kaudse tõestuse.
nimelt 70-ndatel ütlesid tema sõnul teadlased, et kliima jaheneb. Nad eksisid, seega nad eksivad või valetavad ka praegu. Alustuseks, teadlased ei öelnud seda. Teadusajakirjanikud ütlesid seda. 70-ndate teadlased alles avastasid, et maakera õhukeemia on muutunud. Neil oli 70-ndatel mitu teooriat, milleni see võib viia. Nad teadsid, et õhku paisati suurtes kogustes süsihappegaasi, metaani, väävlit, lämmastikuühendeid ja tolmuosakesi. Nad teadsid, et metaan ja süsihappegaas on kasvuhoonegaasid, aga väävel, lämmastikuühendid ja tolmuühendid on jahutavad. Milline oli tugeva toimega? See oli teadmata. Oli ka teadmata veeringe mõju. Arvati, et veehaur hakkab tekitama negatiivset tagasisidet. Sooja või külma korral on vett õhus vähem või rohkem ja ehk peegeldab samuti vähem või rohkem ja neutraliseerib igasuguse efekti ära. Aastakümne lõpuks avastati, et väävli ja lämmastikuühendid lagunevad päikesevalguse käes paari aastakümnega ära. Metaan samuti ja aerosoolid sadenevad veega välja. 80-ndatel oli selge, et ees ootab soojenemine. Ja niimoodi teadustöö käibki. Kirjutatakse teooriaid, nendega ennustatakse tulevikku ja see mudel, mis on kõige täpsem, mis kõige rohkem andmeid arvestab, võidab ja on kõige õigem. Kõik need teooriad tuleb läbi katsetada, tuleb proovile panna ja kõige tähtsam tuleb kritiseerida ja rünnata kõikide teadlaste poolt ja niimoodi ka tehti 10 aastat järjest, kuni leiti see õige teooria. Sinu väide taga, et kliima ei soojene, saab ülikergesti ümber lükata vaid paari näitega. Vanglaplaneedi 3. versioon sellest vandenõust ütleb, et teadlased tegelikult teavad ja ütlevad pidevalt, et kliima ei soojene, aga kuri meedia lihtsalt ei võta neid jutule. Õnneks on meil endine Rohelise partei liige Allan Kiik neile häält andmas. Tal on andmed ja viited uurimustele, intervjuud tuhandete teadlastega. Muidugi, tal ei ole mitte midagi tegelikult. Tal on vaid kriitika artikli pihta, mis väidab, et 90% teadlasi kinnitab inimtekkelist kliimamuutust. Nad ei kinnita. Kliima soojenemine on üleni inimese tekitatud ja katastroofiline. Kui niisugune küsimus esitada. Niisugust küsimust ei esitatud. Küsiti, kas praegust kliima soojenemist mõjutab inimtegevus. Mitte ükski klimatoloog ei kasuta sõna katastroofiline. Mitte ükski klimatoloog ei eita looduslikke tegureid kliimamuutuses. Kuid 97% leiab, et praeguse soojenemise peamine põhjustaja on inimtegevus. Selle väite kontrolliks on praeguseks tehtud 10 kontrollartiklit. Samuti erinevatel aastatel intervjueerides teadlasi ja artiklite kokkuvõtteid lugedes. Ja tulemused on ka neil üle 90%. Tegelikult keegi arvutas üle, et kui võtta õieti, siis oli nendest teadlastest, kes selle teemal sõna olid võtnud, oli, kui ma ei eksi, siis 0,27%. Oli õige number. Kui sa tõesti väidad, et 99,75% teadustöödest eitab inimtekkelist kliimasoojenemist või enamus teadlasi eitab seda, siis miks sa ei esita vähemalt ühte ainsatki teadustööd, ühte ainsat teaduslikku statistikat? Ütle mulle kas või see inimene, kes selle statistika avastas, kuna mina teda ei leidnud mitte kusagilt. Härra Grünthal väidab, et tema käes oli dokument, mis kinnitas, et teadlased eitavad inimtekkelist kliimamuutust, aga ka tema ei suutnud sellele viidata. Mul ei ole siin mitte millegi vastu vaielda. See ei ole praegu vorsti vastu olukord. Me ei võrdle minu sõna teie sõna vastu. Me võrdleme teie sõnu ja minu videos välja toodud teadustööde, rahvuslike ja rahvusvaheliste asutuste järelduste vastu. Te olete nagu 2 lolli, kes eitavad reaalsust praegu. Ja selline mulje mul jääb. Kui te ei viita, kui te ei kinnita, kui te ütle, kust te saate need numbrid. Oma esimeses videos suutsin ma üles leida selle 0,25% teadlasi. Lihtsalt Google'isse kirjutades 3 suvalist ülikooli, 3 suvalist meteoroloogiaasutust, 3 suvalist riiki, 3 suvalist rahvusvahelist organisatsiooni. Meie enda ülikoolid
ei eita inimtekkelist globaalset soojenemist. Meie enda ülikoolide mõõtmised pigem kinnitavad seda. Meie enda ülikoolide statistika läheb nendesse rahvusvahelistesse asutustesse, kinnitades seda kõike. Mõlemad väidavad, et ilged rahasummad liiguvad klimatoloogiasse ja ainult siis, kui sa nõustud globaalse inimtekkelise kliima soojenemisega. Aga see ei ole niimoodi. Eestis pole ühtegi suurt granti kliimateemal. Ameerikas on kõige suurem teadusareng sõjaväesektoris. Rahad, mis lähevad kliima uurimisse, on aastakümneid juba vähenenud, seda eriti Trumpi ajal. Ja siis, kui püstitati teooria, et äkki päike on süüdi kliimamuutuses, kulutati seda klimatoloogia raha, et taevasse lasta miljardeid dollareid maksev satelliit, et mõõta päikese võimsust. Ja niimoodi teadus tehakse. Kontrollitakse kõiki teooriaid. Ainsad klimatoloogid, kes siin maailmas rikkaks saavad, on need, kes ei tee teadust, vaid naftafirmade eest lihtsalt räägivad vale statistikat, vale andmeid või valesid. Aga proovime nüüd sellest vandenõust natuke teise nurga vaata. Proovime sellest suurest pildist aru saada. Suures plaanis on meil 18 000 klimatoloogi pea 200 riigis ja üle 200 asutuse, mis kliimauurimisega tegelevad. Enamus neist ei oska oma enda teadustöid lugeda, mida nad oskavad muidugi. Nad valetavad oma enda andmetega, mida nad ei tee, või on nad täielikult ära vaigistatud, et keegi ei tea, mis päriselt toimub, mis samuti vasta tõele. Need 18 000 teadlast või nende korrespondendid mõtlesid välja vale teooria, et kliima soojeneb ja inimeste pärast. Artikkel isegi julgeb väita, et tegemist on Al Gore'i teooriaga ja et enne 2003. aastat kliima soojenemisest juttu polnud peaaegu et üldse. Ja see on vanglaplaneedi kõige otsesem vale, et te teaksite. Mingi eliit on veennud üle 1000 era- ja avaliku sektori teadusrahastaja ainult maksma teadustööde eest, mille järeldused on ette teada ja kinnitavad kliima soojenemist. Kes iganes see eliit ka poleks, on nad kõigis maailma riikides ja kontrollivad kõiki majandusharusid, kõiki ideoloogiaid ja ka kõiki poliitilisi parteisid. Vist enam-vähem. Ja nende suurem eesmärk ei ole maailma parandada, vaid inimelu väärtust vähendada. Ja mul hakkas nüüd pea niimoodi valutama. Kõigepealt, see teooria ei klapi reaalsusega, see ei klapi sellega, mida me näeme. Me näeme, et kõigepealt tegid teadlased avastuse ja siis hakkas eliit nende vastu võitlema ja siiamaani võitleb. Eliit, kes proovib oma kasumit päästa, ignoreerib teadlasi ja veel hullem võitleb nende vastu. Teiseks on selge, et kes iganes selle absurdse vandenõu välja mõtles, pole mitte kunagi juhtival töökohal olnud. Üle 50 000 inimese on kliimateadlased ja teadusajakirjanikud. Teist sama palju tegeleb rahastusega ja iga teadlase kohta on üle 20 inimese, kes on seda ala õppinud ja pole teadusesse läinud. Keegi on võimeline miljoneid inimesi organiseerima, ühtemoodi valetama ja petma. Andke andeks, aga see ei ole võimalik. See vandenõu oleks juba ammu pidanud lekkima. Keegi oleks pidanud avalikustama päris numbrid, päris teooriad ja päris allikad. Räägitakse äraostmisest, aga nii suurt inimmassi ei saa ära osta. Maailmas pole lihtsalt piisavalt palju raha. Inimesi saab jaotada laias laastus 3 gruppi. 10%, kes petavad igal võimalusel. 80%, keda saab õige summa või selgitusega manipuleerida ja 10%, keda ei saa mitte kunagi veenda petma. Kui sul on 100 inimest, siis on veel võimalik, et grupis pole ühtegi ideoloogi, aga miljoniga ei ole see lihtsalt võimalik. Eriti, kuna klimatoloogiks võivad saada kõik inimesed, kes vähegi tahavad. Uskuge mind, ei tehta sulle mitte mingit psühholoogilist testi ülikooli astudes. Räägitakse repressioonist ja ähvardustest. Nõukogude Liit ja Hiina proovisid ja proovivad. Ja ometi olid ja on neis riikides küllaga dissidente, eriti teadlaste seas.
100 000 inimese represseerimine oleks samuti väga hästi näha. Kogu Nõukogude Liit, kogu maailm teadis laagritest ja massihukkamistest ja protestis nende vastu. Sa ei saa ära kaotada 1000 inimesi iga aasta. Ja muidugi, härra Grünthal ja Kiik, miks teid pole veel ära ostetud või represseeritud? Teie enda eksistents tõestab, et mingit repressiooni ja äraostmist ei ole. Ja see ongi selle vandenõu surm. See mass inimesi, mis peavad sellega kaasa liikuma, on liiga suur. Kõik tudengid, riigiametnikud, ajakirjanikud, teadlased ja asjaolu, et diskussioon sellel teemal käib ja et vastaspoolel pole mitte midagi vestlusele lisada. See tõestab, et see vandenõu pole päris. Video alguses tõin ma 3 näidet päris teadusvandenõudest. Esimene neist oli Thomas Midgley, teadlane ja keemik, kes väitis, et pliikatalüsaatorid kütuses ei mõjuta keskkonda. Üle 10 aasta eitas ta plii kontsentratsiooni tõusu ja esindas kütusefirmade hüve. Tegemist oli ühe ainsa mehega, kes võitles terve teadusmaailma vastu ja diskussiooni moonutas. Üks ainuke mees. Teine vandenõu oli Saksa arstide eutanaasia programm. Tappa ja steriliseerida vähemusrahvaid ja vaimuhaigeid. Kuid nendele saab lisada ka ajaloolased ja geneetikud, kes ideoloogia nimel tegid rämpsteadust, et õigustada Saksa riiklikke ambitsioone. Neid teadlasi ja ülikoole oli tuhandeid, kes sellega kaasa läksid, kuid mitte kõik. Paljud Saksa teadlased avalikult seisid oma valdkonna moonutuste vastu, teised põgenesid ja ülejäänud maailma teadlased seisid rangelt nende moonutuste vastu. On inimesi, kes on tõe ja oma eriala nimel nõus surema ja vastu võitlema. Ükskõik kui palju raha sa neile annaks. Ja Saksamaa 30ndatel tõestab seda. 3. vandenõu oli eelmise sajandi alguses lobotoomia. Seda ravi kasutati üle 50 aasta ja selle eest anti Nobeli preemiaid. Arstid tõesti uskusid, et see on ravi. Nad nägid sümptomite kadu ja sellest neile piisas. Selle vandenõu, pigem vea, teeb traagiliseks ka asjaolu, et tehniliselt see toimuski. Jah, inimese aju hävitati ära, kuid teda oli lihtsam hooldada pärast seda. Ta sümptomid kadusid ära. Ja tehniliselt psühholoogias tänapäeval tehakse sama. Kõrgem mõtlemine ja emotsioonid surutakse alla ravimitega. Et inimene saaks hakkama ja et teda oleks lihtsam ravida. Ja põhjus, miks sellega kaasa mindi, tuleneski piiratud ressurssidest ja teadmistest. Ja kui 50ndatel ravivõimalused arenesid ja võimekus vaimuhaigustega toime tulla suurenes, loobuti lobotoomiatest täielikult. Ja teate mis? Sellest ei loobutud, kuna mingid ettevõtjad, kes ennast liiga palju imetlevad, olid neist targemad. See muutus, kuna psühholoogia professorid kaalusid ravivõimalusi, arvestasid uue informatsiooniga ja uuringutega ja leidsid, et oli aeg muuta standard raviplaane. Tuli jälle pooletunnine video. Kokkuvõtvalt on see vandenõu sellisel kujul võimatu. Inimesed, kes seda vandenõud usuvad ja propageerivad, suudavad seda tehes solvata kõiki klimatolooge, kõiki maailma haridusasutusi, kõiki riike. Nad suudavad sülitada ka teadlaste haudadele, kes on tõe eest võidelnud ja surnud. Need inimesed ei mõista inimloomust ja ilmselgelt pole kunagi üle 10 inimese juhtinud. Sellele vaatamata, kui teil on tõendeid või ma kirjeldasin seda vandenõud valesti, siis selgitage ja jagage infot. Mind on võimalik ümber veenda. Ma olen väga skeptiline kõige osas, eriti oma enda jutu. Selle videoga algas minu kanalil uus saaga, kus ma levinumad vandenõud ja nende tõendid hindan. Paari kuu pärast tuleb video uue maailmakorra kohta, pärast seda Estonia ja pärast seda UFO-d. Edasi ma pole veel otsustanud. Järgmise videoni.